Järvi järvede joogipunkti legendaarne pealik Peeter. Kuidas tunne on? Kuule, vett on siin 4 tunni ja küpsised on natukene, et saab hakkama. On kõik jooksjate saabumiseks valmis ja liider Raido Mitt on just läbi läinud. Oled esimest juurde. Tule võtta süüa juurde. Juua, süüa. Kuidas läheb? Hästi. Oodan kada enam unevaks minna. Ai, nüüd läheb ikka paremaks. Jaa. Mis siis juhtus? Ei midagi, ma tegin täna edasi-tagasi. Nii et sa tahtsid selle ultra idee ära proovida, jah? Jah. Mis kell alustasid? Tulin selle esimese rongiga. Natuke vara väsisin ära. Soovitad teistele sellist tegevust? Või? Jaa, loomulikult. No, kuna ta lubas ka niivis, et see lõpupoole on ilm ilus, et siis ei kartnud, et hea jalustada. Ja nüüd läheb siis lõpus Tallinnasse ka veel või läheks rongi peale? Rongiga, jah, rongiga. Võib öelda, et lõikuse päeval ei ole midagi eriti lõigata, et pole külvatud. Siuke rada ja siuke ilm ja kõik paneb proovile. Jaha. Vägev värk, kuule, aitüma teile. Hyvä. Mortsi, Räts. Aga vana Tallinn? Kui Pikamaa mees olete, siis enamasti jooksevad kõik Pikamaa mehed mööda. Reklõmm ja finiš kohe siin samas. Sprotisaia. Aitäh. Klassikalised maitsed. Muideks sealt mäe alt läks ka üks 100. Läks, jah? Järgmiseks korraks. So where are you guys from? Latvia. Friends from neighbor country. So was it the Vana Tallinn that drew you here, or Yeah, this is the main reason. Which is better, Balsams or Vana Tallinn? Well, Vana Tallinn, I have to admit. Jõudu! See asfaldi peal on liiga kõva. Mille, kuidas selline huvitav numbri paigutus? Mina ei taha uhke teha oma riietes. Mis muljed on muidu? Väga fun. See lõpu muda 3 kilti oli üllatus. Ja viimane kilomeeter läheb rebimiseks. Kohe võistleme. Juba võtangi eest ära vaikselt. Jänes! Jänes ja... Rampidega jänes. Nagu Terminaator lõpuni. Ikka. Põmm, põmm, põmm. Viimane kilomeeter, jah. No nüüd tuleks jah pingutama hakata. Mis on siis kogenud spordijuntide muljad? Ei ole kihvt oli. Äge, hoopis teistmoodi. Ära ei eksinud. Ei. President oli ära eksinud. Ja me kohtusime teda. Ja väitis, et on ära eksinud. Ja. Tuleb kiirel sammul üle Saabus. divisioone. Mitmes koht? Mis jalata? Võistlesid või nautisid? Natuke ikkagi
ütleme ikka võistlemise poole rohkem kaldus. Ja mis siis olid kergemad ja raskemad hetked? Eks viimane 10 oli selline kangutamine. Muidu oli hea, rada oli väga hea. Rada oli jah. Kas oli täna ikka plaan oli alla 2 tunni osta, ma saan aru, jah? Ei olnud. Ja mis muljed on Pärtelil? Kuule mõnus oli, kuigi muidugi palju aeglasem rada kui eelmine aasta, eriti lõpuosa oli eelmine aasta nagu väga joostav, nüüd oli ikka üsna mudane ja ligane. Aga ei, see rada pakub alati elamusi. Tere, tere! Tulevad isuga tulevad, võiks öelda. Welcome! Hästi tulevad. Hei, hei! Ongi tehtud. Kuidas läks? Raivo Kasemetsa ja Kalev Kornet. Millist värvi siis kõige rohkem valitakse? tumesinist ja kõige vähem kollast. No meil oli niimoodi tiimiga, et tumesinine, see oli nagu minu eelistus, siis Reeda tõi välja soovi sinine, Rain tõi välja soovi roosa ja siis kollane ilmus Facebookist kusagilt, aga no, kõik on ilusad. Mida siis ka pakutakse? Suppi pakume. Kas on ka vegansuppi? On vegansuppi ka. Kas soovite? Ja mis on? Toorsisupp. Mina ikka eelistan liha, aga meil on ka mõeldud veganistele. Ja vegan on ka täitsa olemas. Selge. Ja maitseb inimestele? Maitseb. Peakorraldaja Timmo, mis toimub? Kuidas presidendil lasid ära eksida? Tuleb tähelepanelik olla ja mitte sõbrannaga nii palju juttu rääkida. Aga turvateenist on ta üles leidnud? Jah, see mõttes, et suunasid pesema. Nii, siin on asisemad meeleolud. Tegeletakse... Tossud ei tule jalast ära enam kahjuks. Nii, kas see on siis seotud millega? Ja kuidas tossud olid? Tossud olid väga head. Selge. Ja mis mudel siin on? Siin on Brooks Pure Grit. Ahaa, olen isegi neid ribadeks jooksnud mitmeid. Krambid? Ei ole. Selge. Uni? Väsimus? Kuidas oli? Põgine. Nii, millised on siis muljed? Kas kord on majas? Kord on majas, jaa. Kotte on veel palju. Ja mida on öelda Aegvidu spordijoone perenaisel? Oleme väga uhked selle üle, et te siin jälle olete meie juures. Meile väga meeldib teie seltskond. Aitäh neid vastu võtmast. Tore rõõmus päev. 22 riiki. Väga äge. Päris hea üritus, jah. Natukene porine ilm tekitas meil siin probleeme ja on vaja siluda mõnda autorööbast, aga sellega me saame hakkama. Selle saab kõik ära lahendada. Vist ei ole lahendamatuid asju. Jaa, aitäh. Järgmine võistleja on ületanud finišijoone Maarjo Teinat. Väga hästi. Peab ael. Jook. Mis on muljed? Väga äge oli. Raske oli ikka. Uskumatult raske. Pool jõudu läks sinna mutta, jäi kinni pool jõudu. Või tuleb rohkem treenida? Jaa, võib-olla ka see. Või tuleb tempot alla võtta? Ei, me just arutasime, et kogu aeg jooksed 10 kilti nagu teed trenni ja nüüd jooksed 20 ja ega sellegi poolest ei hakka 20 treenima. No selge, nii ta on. Peaks Facebooki üles panema midagi... Kogenud võistleja, kosutad ennast Vitautosega. Ja järgmine võistleja... Kokakooli punkte oleks rohkem olla tee peal. Maailmameister Malsroos taaskord finišis. Taaskord, esimest korda joostes. Muidu oled jah korraldustiimis kaasa löönud, et kumb siis parem on, kas korraldada või läbida? Eks on selline kahatsaga varst nagu elus ikka, et jalgrattaga on ühteviisi toredam, joostes on valusam, aga teistviisi ilusam. Ja viimased meetrid üle finišijoone tehtud selleks korraks. Tiina Vots, tehtud, valmis. Võtta juua. Mis siis juhtus? Jooksin, muud ei juhtunudki. Vihma? Sain. Päikest, kõike ja muda, vett, kõike. Ja kuidas konkurendid õnnestus siis kandadelt raputada? Ma ei tea. Või ei võistelnudki nii? Ei võistelnud, ei.
kord oli mõni eeskord, aga noh. Siin saab teha pilti. Kuidas oli? Raske, mudane, märg, aga ilus. Tere! Oled kukkunud või? Liina on vahepeal sokid jätnud kuhugi maha. Vajad meditsiinilist abi või see käib asja juurde? Käib lihtsalt asja juurde. Okei. Kes võitis? Raks võitis. Ikka mina. Ja, aga rajal oli... Võrdne. Kõrvuti. Koos tuli. Heidi Liiv lõpetas. Ületas finissioone. Tehtud. Võib plaksutada. Hurraa! Mis siin toimub? Siin on puu põletamine ja puidu põletamine. Ma ei tea, palju sellest kasu on, sest see vesi läheb väga pikkamisi soojaks. Natuke juba enam välistemperatuuril ei ole, võib-olla paar kraadi. No selge, ega siin oli jah, natuke jäi särge hiljaks, aga see ongi siis nii-öelda refreshment tünn ja teine on sooja tünn. Ma allapoole veepiiri ei lähe. Nii, kas on mingeid värvikaid muljeid? Pruune põhiliselt. Kõik mulled on pruunid. Kes kukkus kõige sügavamale mudasse? Kubemäni. Aga savi on mul suus. Kui on savi, siis on ikka. Selge. Et kahetsete või tasus tulla? Kõige ägedam jooksul. Jah. Tore. Palju õnne. Ma räägin teile kohe. Palju õnne. Räägin teile piini. Esikolmik, võitja, kommentaar. Raske oli, aga väga lahe. Äge. Lahe. Ja millised need rasked hetked siis olid rajal? Rabas ja muda ja vesi. Aga rabas oli ju laudtee. Ei, aga seal oli need mülkad oli ka jah, kui me tulime ära. Tõusud lõpus. Selge, nii et järgmine kord siis kõndides või ikkagi... No selge. Okei, loodame. Aitäh. Kauglaistele ja järgmine aasta loodame ise olla 4-tunnine aega, eks ole. Tere tulemast. Ja järgmised võistlejad on edukalt lõpetanud. Nüüd on meil jõudnud finišisse maastikumaratoni veteranid juba. Kui vana sa oled? Et sa 10 ja sa juba teist korda lõpetad Eesti maastikumaratoni, 42 kilomeetrit. Kas raske ei ole? Seekord oli raske. Selge. Ja kummal on raskem, kas sinul või emal? Ja kas sulle meeldib üldse selline tegevus või mis sulle selle juures siis nagu pakub rõõmu? Näiteks konkreetselt ütle 2 asja, mis sulle väga täna meeldisid. Saab pikemaid kõndida ja saab loodust vaadata. Jaa, no mulle meeldivad ka sellised asjad. Igal juhul väga vahva, et te osalete ja annate inspiratsiooni teistele. Külm oli rajal? Ei olnud, jube libe. Mis jalanõud olid? Okaga, aga mul on okka nii siledaks läinud, et ma ikka lasin mõnusalt kelkusel täna. Ma olin mingist mäest ikka nagu lutsukivi alla seal, kus see järsk sõulaskumine. Ja mõtlesime ühe korra nagu kellelgi... Ja mis siis on selle kohta öelda, et ei saa rajale? Pead maailmameistri järgi ootama, uut maailmameistrit kasvatama. Ei ole midagi öelda, see võtab sõnatuks. So you came from Germany. And how did you find the Estonian Wilderness Marathon? I wanted to run a marathon and I didn't want to run a road marathon, so I searched for a beautiful trail run marathon in Europe, and that's how this one came. It was up to your standards? Yeah, definitely. It was beautiful, it was well organized, and everything even above my expectations actually, because Great. Yeah, perfect. Yeah, so it's the most beautiful course I've couldn't imagine. No, the first one. Okay, and here we have some guys from London. And you told me a very strange and funny story about how you got here. So we were out for drinks for one of our friends' birthdays, and we'd had a couple of beers and started talking about the marathon we wanted to run.
and that same so we didn't want to do a normal road marathon in like London or anything. So my friend James started googling road marathons that you can do around Europe. I mean, the actual story is we were drunk and we just decided to do it when we were drunk, and that's why. Otherwise, we never would have done this ridiculous race. We signed up to it that night after a few beers, and then that was the rest is history. Now we're here. Yeah. Great so, marathon. but we have a shorter version also. So Do you? 25. 25. 25. That's rubbish, mate. We're athletes. Okay, we will do a double. One guy actually started here in the morning, ran there, ran back, and he did it barefoot. Did it barefoot. Okay. Where are you from? I'm from Holland. Okay. From Denmark. Denmark. Okay. So you are 2 nations out of 22. How did you find us? It was incredible. Or how did But we find it? how did you find the race? I think I looked into Marathons Estonia. Okay. And then all of a sudden I saw Wilderness Ah. Marathon. I thought that's something to try out. So you like nature runs or trail runs or? No, it's the first one we did. Okay. So. And you were more hiking or running or for like result or? You had a great result. We had a nice result. Yeah, you were really fast. Yeah. But we didn't do it for the result. It was just to see the nature and. Yeah. The nature is nice. Wonderful. Muddy. Very muddy. You have some bogs in Netherlands also in Denmark, I think. That's They're right. more like grassy ones. Exactly, it's not as wet as it is here. And not as big. I don't think we can run 23 kilometers in Denmark without seeing a town. Yeah, it's nice. Yeah. And the boardwalks are also really spectacular. You did know that the Estonian president was also running with you. Really? Today, yes. We walked past Yeah. her house yesterday. She got lost somewhere, but it's okay. Yeah, she is a regular now already. Oh, okay. That's really cool. Nice. Yeah, you don't see Donald Trump probably take a run. So, but He nice would to get have his you and helicopter. nice to have you and Well, it's been really well. spread the Thank you very words. much. Spread the well word. Yeah.